Norbert, enne traditsioonilist võiduhüüdu eelnes päris pikk jutuajamine, millega sa täna meestega rahul ei olnud. Ei, me lihtsalt käisime põhiasjad läbi, et sellist võib-olla rohkem sellist mentaliteet oleks tahtnud väljakul näha, kus tahetakse rohkem väravat lüüa, et olla ründes nagu konkreetsem, et need momenti tekkis, aga need momenti võib ka ära lüüa ja ikkagi liigas ka, mida me tahame tegelikult ikkagi, et need ründajad nagu oma ülesannetega tuleks toime ja oleksime ees teravamad, nii et see oli see põhisõnum, mis me tegelikult meeskonnale nagu andsime, et see oli see pool, mis nagu täna mängusid me ei puudu. Kas sa kellegi puhul nägid ka täna võib-olla, et ei olnud päris mees 100% siin väljakul, vaid mõtted olid kuskil mujal? Ei usu, et ikkagi ega see on selge, et ega ju karikamängud on alati sellist, kus vastane nagu teeb ju kõik selleks, et ütleme madalamas liigas motivatsioon kõrge, et teeb kõik selleks, et kaitsta oma väravat ja ega nad andsid ennast kõik ja väljak oli selline väike ja kiire, et seda nagu lihtsam kaitsta ja eks nad ikkagi mängijad üritasid, et see lisaressursi leidmine polnud võib-olla ka kõigil kerge, nii et ma kindlasti ei saa nagu seda öelda, et keegi poleks tahtnud mängida. Teine poolaeg oli esimesest oluliselt parem, et mingil hetkel tõesti seal tundus, et õnne jumal on tõesti vastaste poolel, et tulid seal postid ja latid ja vastaste väravad tegi superterjeid, aga mis seal teisel poolel ikkagi selle murrangu lõpuks tõi? Tegelikult ikkagi õnnestus selle kasti, et me rohkem murdsime kasti kui esimene poolaeg, ütleme, et see tõigi selle, et ühel hetkel kuskil vastane nagu eksib, et ikkagi väga head võimalused löömata, aga esimesel olime penaltist alles, nii et ma arvan, see muutus oligi see, et me ründefaasis me ütlesime ka, et viimase kolmandikul on vaja rohkem palju hoida, et me natukene kippusime kiirustama, et mängulõpp läks tegelikult ka sarnaseks ikkagi, et võib-olla tahtsime liiga kiiresti kohe rünnata nagu väravat, et oleks viimase kolmandikul rohkem palju hoida ja sellest ei nagu esimene poolega väga palju puhud, teine poolega juba oli seda oluliselt rohkem ja sellega tekkisime teravusi. Ega sa ei pidanud tegema nüüd vahetusi, mida sa võib-olla enne mängu ei oleks tahtnud teha? Jah, need samad mängijad, kes praegu mängisid, ütleme Niki, ta pidi saama mingisuguse mängu alla, et ta oli haige siin ja need käigud, mis me panime, olid jah sellised, mis olid natukene ette planeeritud, nii et ei pidanud midagi ekstra tegema. Kevin, võitsime karikasarjas 4. liiga võistkonda Velkot 2-0, et saime küll edasi, aga justkui rõõmustamiseks eriti põhjust tänase mängupildi järel ei ole. No lõime küll tegelikult palju võimalusi, nagu ei läinud sisse, et ei võtnud seda mängu enda kätte, kui oleks pidanud. Et esimene pooleks 10 lööki või niimoodi. Et selle taha põhimõtteliselt jäigi, et põhimõtteliselt neil tegelikult väga võimalusi neil ei olnud, et lihtsalt ise lööme ees ära peame lööma ja siis on mäng tehtud. Praegu tuli väga raskelt, aga tuli. Kõik on positiivne. Peatreener vist peale mängu üleliia rahul ei olnud? Ei, pigem mitte. Et Songi ütles selle sõnum, et peame ise mängu enda kätte võtma, et need võimalused ära lööma, et ründal 10 võimalust, nii ei saa nagu lasta. Et me tegime kõik keeldu ära, aga tuleb lihtsalt ära lüüa need. Selle taha ilmselt täna pugema ei hakka, et väljak oli ju tegelikult päris väike ja ikkagi väga kõva. Vastastel samad võimalused, et harjumata oli küll praegu, aga selle taha ei jäänud midagi. Ilmselt täna oli päris hea ikkagi, et seda lisaaega ja 30 lisaminutit ei tulnud, et siin juba kohe on tulemas mäng Pärnuga. Jaa, kindlasti, et on vaja väga tihe graafik on praegu üldse, et on vaja et 90 minutiga saame hakkama ja kõik väga hästi. Palju mängu ajal jõudsid jälgida, mis seal väljaku kõrval toimus, et oli kindlasti üks selle hooaja võimsamaid selliseid fännilahinguid? Jaa, kuulda oli, ma väga ei vaadanud seal mängus sees, aga kuulda oli küll need pauke ja mürtse siin, mis siin oli, et väga võimas, et niisugust asja nagu tehti. Et au ja kiitus fännidele mõlemalt poolt nagu.